Vasakpoolne sakslasest YouTuber tunnistab nüüd, et peab Saksamaalt lahkuma, sest tema arvates on seal liiga ohtlik oma tütarde kasvatamiseks. Ja see on alanud. Vasakpoolsed hakkavad nägema, et nende hullumeelsed poliitikad lihtsalt ei toimi. Ja mees on nii viraalseks läinud, sest nad lihtsalt ei osanud seda ette näha. Mõelda vaid, et YouTuber, kellel on miljoneid ja miljoneid jälgijaid, tunneb, et ta ei saa oma lapsi Saksamaal kasvatada. See oli lihtsalt kingitus, mida me ei osanud oodata. Muidugi, ärme teeskle, et nad pole tegelikult mõistusele tulnud, nagu sa selles videos näed. Aga me hakkame kõike lahti seletama, mis Saksamaal toimub ja miks see on muutunud sinu tütarde jaoks nii ohtlikuks. Ja kui sul on lapsed, siis mõtled ka sellele, kus sa tahad neid kasvatada, eriti kui sul on tütar. Ma ei arva, et Saksamaa oleks enam hea koht, kus tütart kasvatada. Sest naised üldiselt ei tunne end enam turvaliselt, kui nad öösel tänaval kõnnivad. Sa ei pea mind uskuma. Kõikides suuremates Saksamaa linnades on avalikud petitsioonid. Naised tahavad öösiti tasuta taksosõidu vautšereid. Berliinis tahetakse naistele mõeldud eraldi metroovaguneid. Ja need lood, mida Berliinis kuuleb, mida naised peavad ühistranspordist taluma, on ikka väga hullud. Mõelda vaid, et oleme jõudnud punkti, kus naised tahavad ühistranspordis eraldamist. Tead küll, seda peetakse ju kõige hullemaks asjaks. Kunagi ammu olid mustanahalised ja valged eraldatud. Nüüd ütlevad naised, palun kaitske meid nende inimeste eest. Eraldage meid, andke meile ainult naistele mõeldud vagunid. Veel mõned aastad tagasi oleks seda peetud kõige seksistlikumaks asjaks, mida keegi oleks võinud välja mõelda. Ja nüüd nähab see seda kui ainsat viisi nende naiste kaitsmiseks. See on hullumeelne. Ausalt öeldes, see on täiesti perses. Te kõik teate, miks see nii on. Ma ei pea sellest rääkima. Aga fakt on see, et Saksamaal ei tunne naised end enam turvaliselt ja sellel on mõjuv põhjus. Ja otsus kasvatada tütart Saksamaal ei ole lihtsalt hea mõte. Kas te kuulsid, mida ta ütles? Te kõik teate selle põhjuseid. Ma ei pea sellest rääkima. Te kõik teate põhjuseid. Jällegi, pidage meeles, see mees on vasakpoolne, mitte kuidagi parempoolne. Ja ta ei suuda seda tegelikult välja öelda. Ta räägib sisserändajate teemast, aga nüüdseks on lihtsalt omaks võetud, et siin on probleem, mida me ei saa probleemiks nimetada, sest see ei ühti meie võltsväärtustega, mis tegelikult polegi head väärtused. Nii et teeme lihtsalt näo, et me ei räägi sellest, vaid räägime selle tagajärgedest ja ütleme, et jah, tagajärjed on halvad, me peame oma naisi kaitsma. Miks mitte seda seostada ja öelda, et me peame oma naisi kaitsma kohutavate poliitikate eest, mis toovad sisserändajaid, kes on meie ühiskonnale väga ohtlikud. Ja nüüd peame tunnistama, et oleme teinud vea. Või me ei saa enam tagasi minna. Teate, te tahate hoida oma inimesi turvalisena, oma lapsi turvalisena, et nad kasvaksid üles sõbralikus keskkonnas, kus nad võivad igal ajal end turvaliselt tunda. See on lihtsalt minu arvamus. Aga kui naine ei saa enam öösel tänaval kõndida ja end turvaliselt tunda, siis olete ühiskonnana, riigina läbi kukkunud. See on lihtsalt minu arvamus. Ja see on üsna naeruväärne. Iga kord, kui Saksamaal midagi juhtub, ütlevad poliitikud lihtsalt, et jah, meil on noa probleem. Noad tapavad inimesi. Naised on valesti riides, nad peaksid teistmoodi riietuma. Ja see ei ole väike asi, aga seda on näha ka väikestes asjades. Sa ei saa enam isegi supermarketisse minna ilma tundeta, et elame kuritegudest saastatud ühiskonnas. Asi on selles, poliitikutel on see kinnisidee, tõeline kinnisidee. Selle asemel, et lihtsalt probleemi tunnistada ja siis näha avalikku toetust ning tunnustust miljonitelt inimestelt, kes samuti probleemi näevad. Probleemiks on immigratsioon. Nad leiutavad sõna otseses mõttes ükskõik mida muud, et seda tegeliku probleemina näidata. Muide, tere tulemast Pushbacki. Mina olen teie saatejuht Meira ka. Kindlasti vajutage tellimisnuppu, et seda videot toetada, kui teil on sellest kõigest küllalt ja soovite näha mingit vastuseisu kõigele toimuvale. Aga kõigepealt kiire sõnum meie sponsorilt. Neile, kes ei tea, mis on Kalki, siis Kalki on suurim ennustusturg Ameerika Ühendriikides. See on põhimõtteliselt nagu aktsiaturg ennustuste jaoks. Ja see on föderaalselt reguleeritud, mis on alati hea. Ja näitab, mida inimesed tegelikult arvavad, mitte seda, mida nad internetis säutsuvad, vaid kuhu nad on valmis oma raha panemaks. Ma arvan, et see on huvitav teema, millest rääkida. Millised juhid lahkuvad sel aastal oma ametikohalt? Friedrich Merz, kes on tegelikult Saksamaa juht. Inimesed ei ole siiski valmis astuma sammu ja ütlema, et see juhtkond peab lahkuma. Nad lihtsalt ei tee seda. Kiia Starma puhul Inglismaal on olukord muutunud nii kohutavaks, et inimesed ütlevad, jah, see mees peab tõesti lahkuma.
aga Saksamaal jäädakse ikka veel natuke maha ja seda ei öelda välja. Muide, laadige alla Kalshi rakendus, kasutage koodi MIERA, et saada allahindlust, kui teete $10 tehingu Kalshi. Kalshi. Pane oma raha oma ennustuse peale, sest see on parim viis teada saada, mis tegelikult toimub. Ja nüüd tagasi selle video juurde, sest ma arvan, et meil on palju millest rääkida. Nii et see mees räägib põhimõtteliselt lõputult ohtudest. O2-dest, kõigest, mis Saksamaa toimub ja sellest, kuidas ta ei taha oma lapsi üles kasvatada. Ja ometi ei ütle ta otse välja, mis tegelik probleem on. Ja siia me tagasi jõuamegi. Hea, lõpuks on keegi vasakpoolsetest tunnistanud, et see on tõesti probleemne. Aga isegi siis ei suuda nad välja öelda, ma näen probleemi, siin on selle probleemi tegelik põhjus, tegeleme sellega. Nagu Brent Staubergis, mis on üks parimaid hinnaosasid kogu Berliinis, kui tahad minna ostma šampooni või kreemi, lähed trogipoodi, TM-i. Paljudes Berliini trogipoodides peab minema kassasse, et nad avaksid tooted, sest neid varastatakse nii palju. Isegi edekas, tavalises supermarketis pannakse alkohol lukku, pannakse Red Bullid lukku, asjad, mis maksavad $1.50. Nendele pannakse turvaelemendid külge, mis tuleb kassas avada. Kas sa saad aru, kui hull see on, et me oleme sellega lihtsalt harjunud? Me oleme sõna otseses mõttes harjunud sellega, et igal pool, kuhu me läheme, on tooted luku taga, sest inimesed võivad need lihtsalt ära varastada. Jah, muidugi, inimesed võivad need lihtsalt ära varastada. Ja ettevõtted kulutavad nii palju raha, et neid esemeid turvata. Kulutavad rohkem raha esemete turvamisele ja mõnikord on need esemed isegi kehvemad. Sest see on lihtsalt lausa epideemia. Inimesed arvavad, et nad võivad tulla kuhugi ja lihtsalt võtta. Ja tead mis? Enamik neist inimestest ei ole selle riigi tavalised maksumaksjad. Need on inimesed, kes usuvad, et nad võivad lihtsalt võtta, mida iganes tahavad, ilma et peaksid midagi tagasi andma. Mis ühiskonnaks see muutub? Teine näide on jõuluturud. Eelmisel aastal jäi mitu jõuluturgu ära, sest nad ei suutnud enam terrorismi vastast kaitset lubada. Ütle see lihtsalt välja. Ütle see välja, ütle meile, kes on terroristid. Ütle lihtsalt, kes on need terroristid, kes ründavad kristlikke turge. Kallid, see on nii lihtne, aga nad ei suuda seda teha. Ütle lihtsalt välja. Kas ta ütleb selle välja? Palun lihtsalt ütle see välja, ütle meile. Ütle meile, miks sinu jõuluturud kannatavad terrorismi all nii palju, et need tuleb ära jätta? Kui sinu naised ei ole turvalised, miks sinu tooteid varastatakse ja miks sa ei saa oma usku tähistada? See kõik on ühe lihtsa asja pärast. Lihtsalt tunnista seda. Sest see on liiga kallis. Suurtel jõuluturgudel maksab nende tõkete ja terroritõrje ülespanek miljoneid eurosid. Ja kui jõuluturud, rõõmu paik, ainus asi, mida inimesed detsembris ootavad, kui väljas on külm ja kole, kui need jäävad ära, sest nad ei saa endale terroritõrjet lubada, siis on selles riigis palju asju valesti. Ja ärge saage minust valesti aru. Ma ei taha seda migratsiooni süüks panna. Migratsioon ei ole iseenesest halb asi. Lihtsalt avati leidub mõned inimesed, kes teevad rumalaid asju. Ma ei taha seda migratsiooni süüks panna, sest isegi pärast kõike seda, et ma pean oma riigist lahkuma, sest mu tütred ei ole turvalised ja naised ei ole turvalised, asju varastatakse ning jõuluturgudel on terrorism laialt levinud. Ma ikkagi ei ütle seda, sest mind on nii sügavad ajupestud, et tegelikult on see islami immigratsiooni probleem. Ma lihtsalt ei suuda seda öelda. Tema lihtsalt ei suuda seda öelda. Nemad lihtsalt ei suuda seda teha. See näitab, kui sügavalt need inimesed on ajupestud. Ta teeb videod, kus ütleb, et peab Saksamaad lahkuma, sest Saksamaa olukord on nii halb. Aga ta ei tunnista, mis on Saksamaa nii halvaks muutnud. Ta ei tunnista seda. Tõenäoliselt ei oleks tal nii ebamugav öelda, et meie juhtkond teeb halbu otsuseid, bla, bla, bla. Nad ei vii otsi kokku, sest need on nii õpetatud ja treenitud, et ükskõik kui suur isiklik ohverdus, pole tähtis, kui halb see on. Ära kunagi, mitte kunagi süüdista immigrante, ära kunagi süüdista islami ülevõtmist, isegi kui see on täielikult dokumenteeritud ja nad teevadki seda, sest siis oleksid sa rassist. Ja rassist olla tähendab olla halb inimene. Rassist olla on isegi hullem, kui mitte hoolida oma enda lapsest. Rassist olla on isegi hullem, kui mitte hoolida oma enda lapsest. Ütlesin neile seda, et nad tõesti usuksid seda. Ta on sõna otseses mõttes kaameras, istub siin ja ütleb, ma ei taha süüdistada immigratsiooni.
sest on mõned üksikud pahalased. Need ei ole vaid mõned üksikud pahalased. See ei ole vaid mõned halvad õunad, mis on pannud naised tahtma üksi metsamajja minna. ja sa pead nad välja valima, aga Saksamaa saab sellega äärmiselt halvasti hakkama. Üks suuremaid probleeme sellega seoses on see, et isegi kui inimesed tulevad Saksamaale varjupaika otsima, lükatakse nad tagasi. Ja kui nad on pärit teatud riikidest, mida peetakse ebaturvaliseks, ei saa Saksamaa neid tagasi saata, isegi kui neile ei lubata Saksamaale jääda. Kui neile ei anta luba siin elada, elanikuks saada, töötada ja nii edasi. Nii et Saksamaale tuleb suur hulk põgenikke. Neile keelati siin viibimise luba, kuid neid ei saa oma kodumaale tagasi saata, sest seal pole turvaline. Nad ei saa siin töötada, nad ei saa siin midagi teha, aga nad on siin, sest nad on justkui vahepealses seisundis. Ja see tekitab palju probleeme, sest nad ei saa ühiskonda sulanduda, nad ei saa integreeruda ja mõned neist muidugi tekitavad ka probleeme. On ka arusaadav, et kui oled sellises vahepealses seisundis, tekib palju kibestumist, sest see riik ei võtnud sind vastu. Üks uskumatuid irooniaid selle juures on see, et me ei saa oma immigrante tagasi saata, sest nende enda riikides pole neil turvaline. Nii et nüüd peame me kõik oma riigis ebaturvaliselt elama. Vaata, kui absurdne see on. See YouTuber läheb praegu viraalseks. Inimesed on šokeeritud, sest nad ei suuda uskuda, et ta lõpuks selle välja ütles. Parempoolsed tähistavad ja vasakpoolsed on nagu, ta ütles seda, mida meie mõtleme. Ta ütles seda, mida meie mõtleme. Mida me teeme? Mida me teeme? Mida me teeme? Tegelikult võib Saksamaal selle tõttu palju rohkem inimesi riigist lahkuda. See on tohutu samm õiges suunas. See on siiski nii suur näitaja sellest, kui sügav on ajupesu ja kui tõsised on probleemid, millega me silmitsi seisame. Sest tõesti, kõik mõistlikud inimesed, kes hoiavad silmad lahti, näevad, et need inimesed on lihtsalt enesehävituslikult empaatilised, nagu Kaatsa ütleb. Nad on sõna otseses mõttes valmis kõik hävitama lihtsalt oma empaatia tõttu teiste vastu. Aga nad on nii sügavalt sees, et keelduvad tõde nägemast, isegi kui see neid otse näkku lööb. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.